Kui paar aastat tagasi Tammiku kaasaegse kunstikeskuse juhataja Liider Svarovski sellest mõttest rääkis, siis kõik see tundus nii põnev ja tundus, et Kohila on selleks sobiv koht. Hästi võlu minu jaoks oli see, et Liide mõte oli teha seda koos kogukonnaga, teha seda nii, et kogukond on kunstnikele abiks ja toeks mõtestamaks seda kohta, neid inimesi ja neid tegevusi, mis selle kohaga seovad. Ja augustis 2019 istusimegi kokku 13 inimest ja arutasime nende Kohila märkide üle, selle üle, missugused on Kohilale omased sümbolid. Ma tahan tänada kõiki neid, kes mõtlesid kaasa, kes tulid kaasa, kes olid valmis, et neid pildistatakse, kes olid valmis rääkima sellest, kuidas nad sattusid siia, kuidas nende elu on seotud paberivabrikuga. Nii et ma arvan, et see on üks suur ja vägev kogukondlik ettevõtmine olnud. Mõte oli siis taaselustada see, mis on unustuse hõlma vajunud, kuid mis ameti on maamärkidena veel näha. Ja rahvusvahelise kutse tulemusena reageeris üleskutsele üle 60 kunstniku, kellest siis valiti 8 välja. Aga nagu me teame, lõi koroona oma väikese vimka sisse ja me ei saanud neid välismaiseid kunstnikke siia kutsuda. Aga mõte oli endiselt jõus ja me otsustasime leida koha pealt kunstnikke. Huvitav oli kogu selle sümpoosiumi protsessi juures see, et isegi kui me saatsime selle rahvusvahelise kutse välja, ilma defineerimata, mis kohad või paigad on, siis leiti väga kiiresti üles just paberivabrik, et see inspireeris enamik kunstnikke. Kohila sai siis oma tuumiku hoopiski siin suvituvast 2 kunstnikust. Et üks on siis Lilli Jahilo ja teine on Elina Simonen. Ma täiesti juhuslikult sattusin suve alguses Kohila paberivabrikusse tuurile. Ma lihtsalt läksin sinna huvi pärast kaasa vabatahtlike grupiga, kes seal juba seda sümpoosiumi ideed nagu veeretasid. Ja kui ma nägin seda tehast sellisel kujul, nagu ta oli viimati aastal 1996, kui see kinni pandi, kõik oli jäänud täpselt selliseks, nagu seal oli. Ja ma leidsin kuskilt mingi vana pahna alt paar tööjakki, nagis rippus vana võidunud paika ja mul tekkis nagu tohutu punevus nende riideid nähes. Ja mul kohe sel hetkel tekkis mõte, et issand jumal, ma tahan neid riite ellu kutsuda. Ja siis ma kirjutasin Elole ja ütlesin, et Elo, kas ma võin teie sümpoosiumiga liituda ja Liidele. Ja suur aitäh, et te mulle seda võimaldasid, mis on olnud minu jaoks kindlasti selle poole aasta kõige põnevam ja inspireerivam projekt. Arvan, et sellised fotogaleriid, mis meenutavad sellist vanu tööstuslikke aegu, ütleme nõukogude aegu ja veelgi vanemad, et need on alati teretulnud, et meie ühiskond tihti kipub ära unustama neid ehk oma ajalugu. Et ütleme seda perioodi, kust me tuleme. Läbi ajaloo me oleme näinud, kuidas aktiivsed keskused hääbuvad, loodus võtab üle ja lõpuks meie pärimusse jäävad ainult kohanimed. Nagu nimi jääb kõige kauemaks ajaloolisesse vällu kultuuridel. Et mulle tundub, et siin selle keskkonnasümpoosiumiga me ei lase neid kohti ainult nimedena säilida, vaid tegelikult me sekkume sellesse kunstnike tööde läbi ja kunstnike tööd aitavad inimestel mäletada, oma mälukihte edasi anda nooremale põlvkonnale ja me nii-öelda väärindame neid kohti, et näiteks siin Kohilas, on ju suur küsimus, kas paberivabrik siis nüüd nii-öelda kokku lükata või ikkagi talle uus elu anda. Siin tekib see küsimuse koht ja tegelikult luuakse tähelepanu, fookus saadakse väga olulisse punkti praegusel ajal ja võib-olla tekib ka siin nagu ka kogukonnaga koostöös selline hea lahendus, et mida tegelikult oodatakse, mida vajatakse. Et see ongi selle asja nagu suurim eesmärk, et midagi võib-olla saab veel muuta. Öeldakse niimoodi, et laps ei tohi oma vanemate asju ära visata. Lapselapsed las otsustavad. Ja siin ongi selline tõeline märk, et see pesuköök on alles jäetud ja lapselapsed korjavad selle uuesti üles ja annavad sellele tähenduse ja see on nende jaoks väärtuslik.
it's time to let it go. I said so. I knew that this was doomed from the get-go. You